kuidas kriis kasumiks pöörata. Ja võib-olla enne, kui me alustame selle vestlusega, räägiksin natukene ajujahist üldisemalt, et ajujaht, kui te veel ei teadnud, on Eesti suurim äriideede konkurss, mille on ellu kutsunud EAS ja mida korraldab Civita. Mina olen Kirsten Civitast ja meie selle ajujahiga toimetame. Ja et kes ei ole veel oma ideed ajujahile esitanud, siis sellel aastal saab seda teha veel 25. oktoobrini, mil on ideede esitamise tähtaeg ja seejärel 30 parimat ideed valitakse välja novembris, kes siis sisenevad ajujahi arenguprogrammi. Ja arenguprogramm alustab detsembrist. Meil on ka päris kopsakas auhinnafond, mis siis parimate ideede vahel välja jagatakse. Ja natukene ajujahist räägime me ka meie tänaste külalistega. Meiega on siin Dan, tema on Köömenist ja Köömen on ajujahi vilistane ja sotsiaalne ettevõte, kelle missioon on aidata pagulastel Eesti tööturul integreeruda ja Eesti eluga kohaneda. Ja meiega on ka Rudolf Pagerist, kes on muuseas ajujahi möödunud hooaja võitja ja Pageri missioon on siis säästa keskkonda ja päästa puid. Aga ma arvan, et kõige paremini tegelikult saavadki ajujahist ja nende kogemusest ajujahis rääkida meie vilistused siin. Ehk siis täna me räägime kahest asjast, et kuidas nad siis kriisis, ehk siis me räägime siis koroonakriisist, edukalt väljusid ja täna siin meiega on ning võib-olla natukene puudutame siis ka ajujahti. Aga alustame siis äkki sinust, Dan, et räägi, millega tegeled, millega Köömen täpsemalt tegeleb ja mis valdkonnas te tegutsete? Jah, tere, et väga hea kirjeldus oli, et see on meie lõppmissioon, aga põhimõtteliselt jah, et Köömen on sotsiaalne ettevõte, mis pakub siis rahvusköökide cateringi ja toidukoolitusi ja kõik tegevusi viivad siis läbi Eestisse elama asunud pagulased ja kõike toite pakuvad samuti pagulased siis selline põlvest põlve pärandatud retseptide järgi. Ja et ma ise isiklikult juhtusin kokku paljude pagulasperedega, käisin külas, sain tohutult head toitu ja siis samal ajal mõtlesin, et oota, aga miks need inimesed kodus istuvad, nagu oskus on olemas, mis asja? Ja sealt see idee tuligi, et jällegi, kui inimene oskab väga head, ma ei tea, mingit baklaavat teha, et siis see ei tähenda, et tal homme on juba eesti keel suus ja töökoht leituda, et sealt tulebki nii-öelda Köömen mängu, et pakkuda praktikat, pakkuda võimalusi ja samal ajal siis ka Eesti toidumaastikule uusi maitseid tuua. Ja praeguseks me olemegi siis seal, et pakume catering-teenust erinevatele ettevõtetele, kui eraisikutele, sünnipäevad, seminarid, konverentsid ja korraldame toidukoolitusi ja veel erinevaid tegevusi ka nüüd siis koroona Eestis. Aga kuidas sa selle idee peale üldse tulid, et sellist asja teha, et käisid pagulasperedel külas, aga kas sul on ka endal mingisugune selline side siis või kuidagi, mis sinu seotus selle asjaga on, et miks sa seda teed? Hea küsimus. Jah, et ma ise elasin tegelikult Palestiinas kuskil 3 aastat ja sealt tuligi see ülihead toidud, iga toidukord oli selline elamuskogemus, mitte lihtsalt toit kui kütus, vaid palju rohkem. Ja kui ma siis nii-öelda Eestisse tagasi tulin, hakkasin pagulaste toetamisega nagu natukene tegelema, siis mul see klikkis ära, et oota, siin on täpselt need samad inimesed, täpselt samad oskused, täitselt samad kogemused, aga nad on nagu kodus kinni, et kuidas nüüd seda sama asja väärtustada ja vääristada. Ja sealt siis klikkiski ära, et okei, võiks need olemasolevad kogemused ära realiseerida ja nagu Eesti maastikule tuua. Et selline isiklikult tahtsin lihtsalt häid toitu rohkem saada. No väga põnev. Ja Rudolf, räägi endast, et teie olete täiesti 2 erinevat ettevõtet, et sul on ka väga tore missioon, et säästa keskkonda ja loodust, aga räägi, millega Pager täpsemalt tegeleb. Tervist, mina olen Rudolf, Pageri asutaja ja meie aitame trükikodadel vähendada paberi ülejääki, lubades siis klientidel tellida oma trükiseid
sellele alale, mis muidu kasutamata jääks trükikojas. Et trükikojas on niisugused suured paberipoognad, kuhu pannakse erinevate klientide tööd peale ja tihtipeale seal ääres on valged alad, kuhu ei ole midagi panna. Ehk siis kas need trükiformaadid ei ole õiged, sobivad, et täita seda materjali ära või lihtsalt näiteks lehekülgede arv ei sobi, ehk siis sul on poognal vaba ala, mingi 20% näiteks, siis meie lubame inimestel tellida oma trükised online'ist, pager.ee lehelt ja esimene trükikoda, kellel on see vaba ala, lisab selle töö sinna poognasse ja see trükitakse siis sama tootmistsükli käigus ära, ehk siis me saame kohe selle paberi ära kasutada, mis muidu visatakse ära ja tänu sellele ka trükkides pageri kaudu ei võeta uusi puid maha, sest me kasutame seda materjali, mis juba niikuinii on tehtud ja mis muidu lihtsalt visatakse ära. Et see on lühidalt, mis me teeme. Väga põnev. Minu meelest olete te mõlemad väga põnevad ettevõtetega hakkama saanud, siis nii-öelda, aga räägime äkki alustuseks, enne kui me selle kriisi juurde lähme, et miks te üldse Ajujahile otsustasite tulla? Kuidas te selle mõtte peale tulite, et tuleks Ajujahile? Et sina kui sotsiaalne ettevõte täiesti selline muudame maailma ja naudime head toitu. Ja sina ka muudame maailma. Täitsa roosat värvi ka. Et kuidas see mõte tuli? Ajujahti, ma arvan, et meie tiimist Elo lihtsalt pani meid sinna kirja, ma arvan, võis olla niimoodi. Ma ise olen tegelikult Ajujahis varem ka käinud kuskil 6 aastat tagasi, something like that. Mis ideega? Meil oli niisugune ettevõte nagu Tempesta Camera Care, me tegime siis kaamera slaiderit, et saab panna kaamera peale ja siis teha niisugust sujuvat liigutust. Jõudsime isegi top 40-sse midagi Ajujahis ja siis saime aru, et meie tootes ei olnud mingit nagu uniqueness, et mõtlesime, et saame soodsamalt toota, aga ei arvestanud siis nagu turundus, marketing kogu sellega, mille pärast need hinnad siis sellised on, nagu nad on. Aga miks Ajujahti tulla või miks me tulime või tagantjärgi ka vaadates, mis see kasu oli see kogu see mentorlusprogramm ja see koolituste jada, et see on nagu hästi kihvt sellisele just alustavale ettevõttele hästi intensiivselt, hästi praktiliselt nagu päris asjad läbi käia, näiteks seesama, kuidas müüki teha, kuidas emaili turundust teha ja esimesi liide leida või kuidas kas või esineda kleebikoolitus sellest, kuidas pitchida oma ideed. Et kui sa ikkagi nagu nii intensiivselt terve päev saad seda, siis sa nagu tunned, kuidas ühe päevaga on arenguhüpe olnud metsik. Et see on nagu hästi kihvt ja see väga meeldis mulle Ajujahi puhul. Aga kui sa Ajujahile idee esitasite, kas oli ka mõttes selline asi, et me võime ju võita selle, et mis hetkel nagu see arusaam tuli, et kuule, me oleme päris kaugele jõudnud, et äkki me võidame selle? Ma ei tea, meie viimase hetkeni arvasime, et me ei võida. Et me nagu põhimõtteliselt sellega nagu ei arvestanud, et me peaksime võitma, et minu meelest ma mäletan, et top 100 oli juba väga pingelikas, tundus, et me kukume kohe välja. Sealt edasi, kus oli järgmine cut 10 peale või midagi sellist oli minust, oli ka tunne, et kohe kukume välja ja põhimõtteliselt lõpuni välja, et me nagu otseselt ei läinud sinna nagu võidu peale, vaid just 2 nagu olulist asja. Üks on nagu selline nagu natuke nagu reach või oma sõnumi laiemale auditooriumile viimine, ehk siis Ajujahi telesaade annab ka nagu nii suure võimaluse. Teine on tegelikult ongi seesama need koolitused ja mentorid, et meil oli hästi kihvt mentor lõpus ka siis telesaate osas oli Janne Laik Maximast ja tema koos oma selle turundustiimiga lihtsalt see effort, mis tema veel meisse sisse pani, see oli lihtsalt nii võimas, et see oli nagu äge. Seda on ülihea kuulda, et selline kogemus. Räägi sina, et kuidas Ajujahile üldse sattusid? Jah, sattusin nii, et ma arvan, et 5 minutit enne tähtaja lõppu igaks juhuks saatsin selle ankeedi ära. Sain üllatav vastus, et võin tulla pitchima ja sealt edasi läks juba nii nagu läks. Aga peamine, ma arvan, eesmärk minul oli just see, et kuna ma olen varem nii-öelda sotsiaalvaldkonnas tegutsenud ja palju asju teinud, aga nii-öelda ärimaailmas ja ettevõtlus, see oli selline musta auk, et jällegi leida ja nii palju koolitus, nii palju toetust ja sellises turvalises keskkonnas just, et nagu päris maailm, aga nagu mitte päris maailm, et päris maailm kõikide positiivsete asjadega ja mitte ühegi negatiivset
ka, et see oli nagu ülihea lihtsalt testida läbi ja jällegi, nii nagu Rudolf ütles, mentorite abil, nii palju lihtsalt saada juurde sellest koolitusprogrammist, et endal võib ju olla tohutu motivatsioon ja aeg ja panustada, aga kui sa panustad seda kuskil suvaliselt valesse kohta, siis sellest nagu ei ole väga palju kasu. Et kogu see koolitusprogramm lihtsalt suunas õigesse kohta, kuhu panna energiat, millele fokusseerida ja kuidas päriselt nii-öelda sotsiaalset mõju saavutada, aga ka majanduslikult ära elatuda ikkagi ja ka kasumit teenida. Et see oli nagu üli suur väärtus. Seda on väga tore kuulda. Ühe asja võib-olla lisaks veel, mis on nagu hästi hea ajujai puhul on see, et sul on kogu aeg nagu tähtajad ees. Et sul on nagu alati järgmine see katt tulemas, eks ole, sul on paar nädalat aega ja sa nagu pead pingutama ja siis pingutad liiga palju, siis järgmine kord saad aru, et nüüd sealt edasi hüpata, sa pead veel rohkem pingutama, eks see nagu pidev enese ületamine, see on nagu ka üks väga oluline fookus. Et muidu teed oma projekti, siis sa võid alati nagu kuidagi nagu edasi lükata, et et ma ei tea, ei saanud ja järgmine nädal vaatan või järgmine päev, aga selles programmis sul on kogu aeg see kell taga, keegi karjub taga, et tee kähku. Ehk see programm on see, mis pidevalt utsitab sind nagu võtma seda järgmist sammu ja nagu sunnib sind koos oma tiimiga neid otsuseid vastu võtma. Paneb nagu prioriteedid paika ikkagi. Okei, seda on väga tore kuulda. Mina kusjuures mäletan teid mõlemat top 100 pitchilt. Mul on väga hea meel, et nii kauge pääsesite. Tanni mäletan hea toidu poolest, mida ma ise küll maitseda ei saanud, kahjuks ma olin väga kurb selle pärast. Ja teie roosad särgid jäid kauged silma, nii et ühesõnaga väga mälestamisväärsed olete või unustamatud. Ühesõnaga. Eks see on ka üks nagu trikk, et kui sa tahad nagu top 100-st edasi jõuda, siis mõtle kohe, et sa jääksid ka meelde, et meie natukene panimegi, et oleme hästi roosad ja võtsime kohe seal inimestelt teletiimilt sabast kinni, et tehke meist ka ikka lugu, et filmige üles, et see kõik nagu minu meelest aitas ka nagu kaasa, et siis märgati meid natuke rohkem. Muidugi, sa ka strateegiliselt kohe viisid žüriile toitu ja... Toidu teema, jah. Ja, okei, aga ajujaht, turvaline keskkond, mitte päris maailm, nagu sa ütlesid, aga siis tuli päris maailm. Tuli koroonakriis. Kumb teist tahab nüüd alustada, et kuidas see kriis teie ettevõtet mõjutas? Ma võin alustada. Nii. Et meid mõjutas väga tugevasti, kuna catering ja sellised asjad, mis me teeme, et jah, kui meil esimesel ühel nädal, ma ei mäleta, mis nädal see oli, aga meil korraga umbes 9 või 11 tellimust kukkus ära ja siis me saime aru, et nagu midagi on muutunud. Ja juba siis oli aru saada, et see ei ole selline asi, et nädalakese ootame. Et sealt tuli nagu kohe aru saama, et okei, nüüd peaks nagu kardinaalselt midagi muutma. Te tegite ju täielikku pivoti. Jah. Et selle cateringu ja toidukoolitust me jätsimegi natukene sahtlisse ja siis arendasimegi nagu täiesti uue valdkonna, uue teenuse välja lihtsalt, mis me nägime, mis on turul nõudlus, et seda nagu tagada. Aga räägi lühidalt, et mis teenused välja arendasite? Jah, et selline einepaki teenus, kus siis sisuliselt jällegi me võtsime erinevad rahvusköökide kokad, jagasid oma retsepte. Me võtsime ühe suure karbi, panime sinna 3 retsepti sisse, retseptilehte ja panime 3 pakikest, kus oli siis kõik selle toidu valmis tegemiseks, vajalikud toorained õigesti ära mõõdetud ja saatsime inimestele siis koju selle pakiga. Ehk siis jällegi, et koroona, sa poes võib-olla ei taha käia ja kogu aeg oled oma sama mingit makaroni toitu söönud, natukene tüütuks läheb juba, et tellid asjad, poes ei pea käima, uued põnevad retseptid ja saad ikkagi toidu nii-öelda ära valmistada. Et jah, et see oli nagu täiesti kardinaalselt teine nii-öelda teenus. Ja praegu ka nii-öelda toidukoolituste osas me arendame välja uut sellist virtuaal-live toidukoolitust, kus jällegi inimesed saavad kõik oma kodudes ühineda. Et lihtsalt uus maailm ja tuleb nagu vajadusi rahuldada, mitte mingi oma kinnisideed nii-öelda ajada. Mis hetkel te saite aru, et peate nüüd ärimudelit muutma? Kas see tuli kohe? Sellepärast, et mäletan, et ajujahi konkurss veel käis, et me olime valimas parimat sotsiaalset ettevõtet ja teie ütlesite, et kuulge, meil on nüüd tegelikult hoopis teine äri. Jah, see oli täpselt selles asjas, me hoidsime peas kinni, kuidas me pitchime, et me hakkame cateringu tegema, kui võib-olla üldse kunagi enam cateringu ei tehta.
et aga noh, siis saigi, siis kui meil nädalaga kõik asjad nii-öelda kukkusid ära ja noh, ilmselge oli, et see ei ole nagu mingi nädal või 2 või noh, see on võib-olla aasta, 2 aastat ja siis me lihtsalt vaatasime, et mis on see lahendus ja kõiki neid samu väärtusi, eesmärke, mida me tahame saavutada, see einepakk ka aitab saavutada ja siis oli nagu loogiline asi, et okei, kiiresti täiega 24/7 teeme nüüd selle uue asja välja. Ja kuidas see praegu läheb sellega? See läheb hästi, et see on jah, hästi nagu jällegi täiesti teistmoodi, oma enda nii-öelda toidu valmistamine ise, aga ikkagi need samad eesmärgid, uued rahvusköögid, uued kogemused, uued lood, et kõike seda sama ta nii-öelda ikkagi saavutab, et selles suhtes on hästi positiivne. No mina ise olen proovinud seda Köömeni einepakki, et võin öelda, et see on väga äge ettevõtmine, väga maitsvad toidud on ja kõigile, kes ei ole proovinud, soovitan Köömeni kodulehelt saab seda tellida. Aga ühesõnaga, sinu key takeaway siit on siis see, et ei tasu karta muutusi, vaid tuleb lihtsalt nagu julge hundi rinda rasvane ja võtta see muutus. Mida kiiremini sa ise nagu tajud selle muutuse ära ja ei karda nagu muutuda, eriti tänapäeva maailmas, noh, sa ei saa kõik asjad nii kiiresti muutuda, et sa pead nagu vesi kaasa voolama ja võtma sellest maksimum, mitte kartma, et mis ma nagu kaotan ja mis oli, vaid see, et okei, iga kriis teeb nagu uue nii-öelda võimaluse. Mida varem sa sellest nagu kinni haarad ja mida jõulisemalt kaasa lähed, seda parem sulle endale on. Ja minu meelest on väga raju see, et kui teie kui cateringi ettevõtted, kui hästi paljud sarnase valdkonna ettevõtted nagu, noh, neil oli raske. Üritused jäid ära, enam catering ei tellitud, et te võtsite kohe härjal sarvest kinni ja mõtlesite, mis te muud saate teha. Et see on üks väga, väga start-upilik mõtlemine, et see on tõeline pivot, see on väga äge. Rudolf, kuidas teil läks? Kuna trükiseid, ma ei tea, kas kui palju tellite, et üritused jäid ära, on ju, faikusid enam vist ei tellitud või? Jah, meil oli niimoodi, et ajujaht oli veel käimas, eks ole, enne finaali ja noh, üks päev olime jälle arendamas ja läksime poodi, vaatasime, et mis asja inimesed on lolliks läinud, ostati kõik tühjaks, riiulid on tühjad, mis toimub. Ja siis mõtlesime, okei, midagi nüüd toimub ja samal ajal kukkusid ära kõik need, kellega me olime hästi intensiivselt tegelenud, eks erinevad teatrid, kultuuriüritused, kõigile neile me olime just nagu oma sales pitchiga jõudnud sinna, et pakkumised tehtud, kohe hakkavad tellima ja kõik, noh, põhimõtteliselt pole mõtet neile meili kirjutada. Et aga me siis vaatasime, et see teine pool, mida me olime ka nagu oma pipeline'ist nagu vaadanud, eks erinevad siis etiketid, sildid, pakendi, trükised ja sellised nagu labelid, sealpool jällegi nõudlus oli ja isegi kasvas, et siin näiteks meie klient ka Maxima tellis palju rohkem sel perioodil ja erinevad ka e-commerce ehk siis e-poed, kes tahtsid näiteks pakile kaasa panna postkaarti või mingit niisugust meenet juurde või teha sinna midagi erilisemaks, et selliseid kliente jällegi tuli juurde ja nende nagu mahud tõusid väga hästi. Ja teiselt poolt, mis me nägime, on see ka, et kuna ütleme sellised kõiksugused väiksemad trükikojad või no inimesed täna tellivad trükiseid tihtipeale, ütleme sellised ettevõtted oma lähedal asuvast digitrükikojas, nad lähevad kohale, see on niisugune nagu personaalne, meilid, telefonid, siis kui hetkega pandi põhimõtteliselt neil kõik poed kinni või noh, keegi ei käinud ostmas, siis selline nagu digital transformation ehk siis trükiste tellimine veebis üldse, mis Eestis ei ole levinud, see on saanud omakorda nagu uue hüppe ja teiselt poolt me näeme ka, et trükikojad otsivad neid väljundeid, et nad saaks üldse nagu digitaalsetes kanalites ka müüma hakata, et täna selliseid mugavaid lihtsaid lahendusi ei ole selleks, et me täna natukene pivotime ja vaatame seda suunda ka, et pakkuda trükikojale sellist optionit, et ta saab oma selle web-to-print lahenduse püsti panna ja hakata ise ka siis oma seda ülejääki müüma selle kaudu. Et sellised nagu arengud on olnud. Kas need arengud on nagu kriisi tõttu või te oleksite nii või naa sinna poole vaadanud? Ma arvan, et eks see kriisi mõju on hästi oluline, et ja üks oli ka, mis oli nagu hästi huvitav, oli see, et kohe ütleme siis, kui kõik olid nagu paanikas, kõik trükikojad olid ka paanikas, nii et nagu põhimõtteliselt meil oli mingi paar nädalat, kus me ei saanud isegi ühegi trükikojaga midagi rääkida, sellepärast nad kõik olid nagu istusid, hoidsid peast kinni, mõtlesid, mis nüüd üldse saab, eks ole. Et siis me nagu võtsime korra nagu selle fookus, et okei, arendame, tegeleme oma nagu lahenduse arendamisel, panime sinna rõhku ja siis kui jälle normaliseerus, siis jällegi nagu kasv tuli
ilusti nagu järgi, et selles mõttes mõjud olid jah, suured. Kas teist kumbi tundis ka hirmu enda äri püsima jäämise pärast? Kas oli mingi selline hetk, kus endal tekkis ka paanika, kui kõik paanitsesid ümberringi? Ma arvan, natuke ikka kõik olid paanikas ja ma arvan, me ikka mõtlesime ka, et korras oli ikkagi see, kus oli kõik olid mingi nädal-2 põhimõtteliselt šokiseisundis, et mis saab, et selleks, et üldse mõelda, kuidas edasi või mis saama hakkab, siis väike nagu paanika käis meil ka ikka läbi. Alguses ikka esimesed, ma ei tea, päev 2-3 oli küll nii, et mis toimub, kus on maailma? Aga pärast jah, siis on juba jälle nagu uus väljakutse ja jällegi aru saame, et okei, kui on kriis, iga kriisiga on jällegi uued vajadused, uued nõudlused ja kuidas siis uuesti selles uues olukorras seda sama väärtust inimestele pakkuda, et siis oli juba selline väljakutse küll tõsine ja suur, aga juba pigem selline põnev ka. Aga jah, alguses kindlasti oli nii nagu kõigil selline, mida? Aga kui nüüd uuesti sarnane olukord tuleks, nüüd te olete kindlasti targemad, aga kui te vaatate tagasi, kas te oleks midagi teistmoodi teinud? Koroona kontekstis? Jah, sellel murrangulise hetkel, mis oli märtsis seal. Natukene me missisime seda, et tegelikult oleks võinud salesiga tegelikult täitsa tugevalt tegeleda, nagu approach imisega, klientide approach imisega, nende kontakti saamisega, siis sellepärast, et põhimõtteliselt mitte keegi ei teinud ka mitu nädalat müüki, nii et inimestel ei tulnud ka müügipakkumise või meile või mitte midagi sisse, põhimõtteliselt oli nagu 0. Et tegelikult see oli nagu hea siuke sweet spot, kus oma mingi sõnumiga jõuda inimesteni ja seda me natukene nagu missisime, aga ma arvan, et kui nagu uuesti, ütleme sama, praegu ka, eks ole, case kasvab ja toimub siis enam inimesed nagu sellisesse paanikusse, ma arvan, uuesti nagu ei lähe selle sama case'iga, et siis ikkagi nagu järgmine kriis kuskil 10 aastate pärast, aga siis you never know, mis siis toimub ja kes ja kus on. Et raske on seda kuidagi omale nüüd playbooki panna. Ehk siis suurim õppimiskoht oli see, et ei tohi seda müügivõimalust käest lasta isegi siis, kui kõik on paanikas. Jah, ma arvan küll. Kuidas teil? Suhteliselt sama nagu põhiprintsiip, et jah, võib-olla isegi rohkem oleks pidanud olema veel seda, mis ma rääkisin, nagu kasutada võimalust ära, et meil oli ikkagi natukene, algus oli nagu selline paanika mingi päev 2, eks ju, ja siis meil oli okei, arendame seda asja välja, aga oleks võinud võib-olla veelgi rohkem seda, mida ma rääkisin, panna fookuse, kuidas me siit võidame maksimum palju, kuidas kõige rohkem laieneda, kuidas kõige rohkem kasu saada selle asemel, et ikkagi esimesed 2-3 nädalat meil ikkagi oli see, et arendame seda teenust ja siis me jääme ellu ja nii edasi, et see tegelikult oli natukene ka kaotatud aeg, et ei kohe ära kasutada seda ja powerdada ja suure enesekindlusega, mitte see, et jääme ellu. Et selline ambitsioon oleks võinud veelgi kõrgem olla tegelikult. Ja see on väga olulised take-away'd minu meelest siin just alustavatele ettevõtetele, et ei tohi kriisi karta. Igatahes. Ja üks võib-olla on see ka, et mis tegelikult see uus kriis on avanenud just eriti, kui sa oled nagu B2B valdkonnas, tegeled nagu äriklientidega, siis nagu klassikaline B2B seil oli see, et sa pead ikkagi nagu miitima inimestega, sa pead kohale sõitma, näitama, nägu näitama, see ilma ei ole võimalik põhimõtteliselt konvertida klienti või saada endale siis klienti. Siis nüüd on täiesti fine, et sa ütled, et teeme veebis, mis on ju kõigile parem, nendele parem on ju, endale veel rohkem, sa ei sõida ringi, sa ei kaota nagu nii palju aega, et jõuda üldse miitinguni. Et jumala palju kergem on nüüd nagu öelda, et teeme veebis, et see on nagu okei. Et niimoodi me oleme väga hästi ka näiteks oma Saksa partneritega saanud kõik veebis ära toimetada, muidu oleks 100% pidanud sinna kohale lendama, et ei kujuta ette, et sa saad nagu niimoodi veebist rääkida ja hakata koostööd tegema. Aga kuidas teil praegu muidu cateringiga läheb, et kas nüüd juba sa näed, et vaikselt hakatakse rohkem tellima uuesti või on see, kuna need haigestunute arv aina kasvab, et kas on praegu ka mingeid tagasilööke nagu selles osas? Eks võib-olla suurus on ka lihtsalt see, et me teeme B2B firmadele kui ka eraisikutele, et ikkagi kogu majanduslik seis on natukene kehvem, natukene madalam ja sellest tulenevalt on nagu nii-öelda tellimusi vähem juba eelmisest lainest, aga uue lainega, et jah, et võib-olla eraisikud tellivad rohkem, aga vaikselt ikkagi hakkab taastuma, isegi praegu case'ide suhtes, aga jällegi, et see on nii, et
me ei tea, võib-olla varsti on olukord juba midagi muud, aga jällegi, kuna meil on heinepaki teenus, siis me ei pea nagu kartma tulevikku. Aga räägime sellest, et mis edasi. Ajujahist on möödas 6 kuud umbes. Mis on teie eesmärgid nüüd selleks järgmiseks aastaks, ütleme nii, et kus te tahate olla järgmine aasta samal ajal? Rudolf. Võin alustada, jah. Me siin olime just tegelikult nädalavahetusel ühel hackathonil ja mõtlesime seda, et kuidas paremini nagu skaleerida, et kuidas jõuda ja saavutada seda eesmärki suuremal skaalal kiiremini ja me natukene pivotisime oma äriideed selles mõttes, et pakkuda seda service'it trükikojal, et ta ise saab hakata oma nagu jääki veebis printima. Et järgmise aasta pärast on eesmärk, et meil oleks erinevates riikides trükikojad, kes ise seda meie tarkvara abil oma jääki ise saavad oma müügitiimiga müüma hakata. Et siis me näeme, et me saame seda eesmärki saavutada palju kiiremini ja palju suuremal skaalal. Et see on meie plaan. Väga äge. Dan? Jah, et meil, ma arvan, see, et ollagi Eestis nii-öelda parim, kõige prestiižim rahvusköökide pakkuja, et kui inimene tahab rahvuskööki süüa, siis ta teabki, läheb Köömnesse, kus on päris sealt maalt kokad ja saab selle autentse kogemuse ja see ongi see esimene mõte ja teiselt poolt mõju suhtes, et pagulased, kes Eestisse saabuvad, ei oleks ühtegi kuud nii-öelda kuskil toetuste peal, vaid ühineksidki kohe Köömnega ja hakkaksid väärtust tooma juba sellisest esimesest kuust Eestis, et muuta kogu see rändediskursus siis ära. Väga suured eesmärgid, ma loodan, et ma hoian teid igastahes pöialt, loodan, et te saavutate oma eesmärgid, aga kui me nüüd räägime uuesti ajujahi kontekstis, või üleüldse alustavate ettevõtete kontekstis, et milliseid soovitusi te annaksite kaasa nüüd kellelegi sellisele, kes alles mõtleb oma idee üle ja näiteks mõtleb, et kas esitada idee ajujahile või mitte, et kas tasub tulla või mitte? Minu meelest kõige esimene nagu hästi oluline osa on see, et kui sul on see idee peas, et siis testi see idee kuidagi võimalikult madala kuluga turul ära, päris turul, päris inimestega. Et kas või tee mingi kerge veebileht ja pane Facebooki reklaami oma arvatavale sihtrühmale, kus sa lihtsalt ütled, et sul on see teenus, tegelikult sul ei ole midagi. Ja vaata, kas inimestel on huvi päriselt või mitte. Ja oma idee ära testimiseks on see sama ajujahi keskkond väga super. Et kui sa paned lihtsalt idee siia kirja, tuled ja käid selle programmi läbi, siis see on ka hea viis nagu ära testida, et kas sellel tootel on päriselt vajadus ka või mitte. Dan, on sul ka midagi veel öelda lõpetuseks? Ma arvan, testi võimalikult palju ja keskendu rohkem probleemile, mitte lahendusele. Et sa võid arvata, et sa tead probleemi, aga tegelikult sa ei tea. Ja testimine saa kätte, mis see on. Ja testversiooni et kui sul sinu enda testversiooni pärast ei ole piinlik, siis sa oled juba liiga palju seda välja arenenud. Et kohe võimalikult palju, kohe turult tagasi saada, muidu lihtsalt mõtled põlve otsas, et kuidas on elu. Aga jah, et kõige parem soovitus on ajujahile saata kandidatuura. Ja kas sellega me siit ka lõpetaksime, et nii nagu Rudolf ja Dan ütlevad, et tasub ajujahile igastahes tulla, sest et siis võib-olla järgmine aasta räägime siin juba sinuga.